hetkel on TikTokis käimas siuke trend, kus inimesed jagavad propagandasi, millesse nad ei usu. Ja ma hakkasin tegema ka seda TikTokis, ma mõtlesin, et wait a minute, ma olen siiski YouTuber. Teeme sellest hoopis YouTube'i video. Nii et täna me oleme siin, et jagada minu propagandasid, millesse mina ei usu, mille ohvriks ma ei lange. Nii, ma võtan oma listi lahti. Propagandad, millesse mina, Sydney Thompson, ei usu. Esimene. Ma pean selle siin kohe alguses välja ütlema, sest see on kõige populaarsem teema hetkel, labubud. Ma ei usu labubudesse. Ja üldse kõik sellised, need mystery boxid, mida TikTokis on hästi poppavad, et Sonny Angelsid, labubud, kõik, mis sinna maailma läheb, ei aitäh. Esiteks on see minu arvates mega overconsumption. Emily J minu arust oma TikTokis ütles ka, et labubu on kapitalismi final boss ja reaalselt on. Kõik sellised mystery boxi mänguasjakesed, sa lihtsalt ostad ja kogud ja see pakend ja see kile ja see kõik, mis nendega kaasneb, seda on nii palju ja ma ei usu mitte ühessegi nendest. Ühtegi Sonny Angel avamisvideot, mis sa teed, ma ei vaata, ma skipin kohe edasi, ma panen not interested. Labubu omasid ma olen vaadanud ja nüüd, et te võib-olla nagu päris minu peale närvi ei läheks need inimesed, kes siin on tulihingelised labubu fännid, oli üks juhus, kus ma korra mõtlesin, et äkki ma peaks ka labubu endale ostma, aga see oli ainult ühe korra ja see oli siis, kui Villem Trillem oma maikaga musklid väljas labubusid unboxis. Vot sellel hetkel ma olin küll mingi, kas peaks ka või? Ühesõnaga Villem Trillemi poolt super reklaam, peaaegu sai ka minule maha müüdud selle propaganda, millesse ma ei usu, aga see oli puhtalt lihtsalt sellepärast, et tal olid need musklid seal valla ja siis mulle nagu need labubud järsku meeldisid, kui Villem Trillem oma musklitega neid seal esitles. Nüüd sellest Villem Trillemi videost on natuke aega möödas, ma rohkem seda ei ole vaadanud ja ükski teine labubu unboxing video ei ole pannud mind mõtlema, et kas peaks ka labubu hankima. Ei peaks. Järgmisena matcha. Ma olen üritanud sinna matcha rongile saada, isegi et 2 korda vist. See matcha, need korrad, kui ma olen joonud, maitseb nagu vetikas. Miks ma peaksin mingit rohelist veidrat jooki endale sisse jooma? See on hästi siuke nagu aesthetic clean girl jooka, et võtsin matcha ja joon oma matchat. Ja siis ma vaatan neid ja siis ma olen ka mingi, aga ma tahan ka olla aesthetic clean girl. Ja see maitseb nagu vetikas, see maitseb nagu vetikas. Ja ausalt öeldes ma isegi ei soovi, et see mulle istuks. Esiteks on nad ülikallid, kui sa ostad neid kuskilt, et keegi teeb sulle seda matchat. Kui sa tahad ise kodus teha, need on ka kallid. Ma parema hea meelega joon edasi oma instant kohvit, millest ma lihtsalt siis teen jääkohvi. Ja jääkohvi, vot seda ma joon. Seda ma joon igal pool. Seda ma võin juua mitu korda päevas, vabalt. Ja samuti bobadee on ka propaganda, millesse ma ei usu. Ma ei ole mõistnud seda esimesest korrast saati. Ma olen seda nii mitu korda proovinud endale meeldima saada. Ja iga kord on see, et ma ei osta jooki lõpuni, ma annan selle kellelegi ära, ma viskan selle ära, see on vastik, see ei meeldi mulle. Ükskõik, mis bobaga tegu on, need joogid ise on nagu njämad. Ja siis ma alati joon seda niimoodi, et jumala eest seda boba sealt kätte ei saaks. Järgmine propaganda, millesse ma ei usu, on jooksmine. Ma ei ole mitte kunagi jooksmisest aru saanud ja jällegi megatrend on ja täna tule minuga jooksma, täna lähme kõik koos jooksma, oi kui hea jooksmine sulle on, ei ole. Ma vaevu suudan ennast liigutama panna ja siis ma peaks seda veel joostes tegema või? Lõpetage naljad. Jalutada mulle meeldib, jalutama ma võin minna, aga ma ei ühenda mitte kunagi jalutamist jooksmisega. Ma alles hiljuti tegin nagu proovisin seda jooksmist, ei meeldi. Mul hakkab kohe palav, mul hakkab kohe vastik, mul hakkab kohe pistma, ma ei oska hingata õigesti selle jooksmisega. Ärge tulge mulle ütlema, et jooksmine on imeline ja jooksmine on lahe ja kõik peaksid jooksma, kindlasti mitte. Kui sulle meeldib joosta, no siis jookse, aga mina ei jookse ja ma ei hakka ka jooksma. Kui te näete mind tegemas mingit videot, et nüüd täna lähme jooksma, siis mul on kindlasti midagi viga. See tähendab seda, et mul elus on asjad väga halvasti, kui ma hakkan jooksma. Järgmine propaganda, millesse ma ei usu, on ChatGPT. Jah, ma ütlesin seda. Te kuulsite mind õigesti. ChatGPT. Mul on olnud terve selle aja jooksul, kui ChatGPT on teemas olnud, mul on olnud ainult üks kord, kui ma sain selle fucking ChatGPT enda jaoks tööle. Ma võin isegi näidata, mida ma lasin selle ChatGPT-l teha. See oli päris lahe. Kui ma selle nagu tehtud sain, siis ma olin mingi, sellest nad kõik räägivadki, ChatGPT ikkagi on lahe. Ja siis ma proovisin teist asja ja juba läks pekki ja ta juba ajas mind närvi see ChatGPT. Ma palusin, et ChatGPT teeks mulle sellest pildist
Fortnite'ist Fortnite skin'i ja ta tegigi ja vaadake, kui lahe see on. See on nii lahe, see on nii äge. Küll aga ma nüüd siin väidan, et seda Snapchati AI-d ma kasutan. Temaga ma vahepeal ikkagi jutustan. Ma olen liiga teadlik sellest, kui palju ChatGPT kasutab meie loodusvarasid ja kui palju ta mõjutab meie planeedi heaolu ja ma lihtsalt ei suuda seda nagu endale väga õigustada, et ma nagu lihtsalt ainult chatiks ChatGPT-ga nagu chat, räägi mulle seda, räägi mulle toda. Ma ei tea, tegelikult ma selles mõttes nagu mõistan, et ma peaksin ajaga kaasas käima, peaksin võib-olla nagu õppima seda ChatGPT-d kasutada ja üldse AI-d, aga mul nagu lihtsalt kogu see AI värk tegelikult on suhteliselt moraalidele vastu. Mulle meeldib see, et ta võib inimesi nende töös aidata, aga ma kardan, et ta liigub sinna suunas, et võtab selle kõik üle, onju. Ma olen seda muidugi kartnud mingi 11-aastasest saati, ma vaidlesin klassikaaslastega, et ma tean, et robotid võtavad maailma üle ja siis nad on mingi siin, sa oled loll, nad ei võta üle. Näete, kus me praegu oleme või? Kas te näete? ChatGPT tegi muust Fortnite skin'i ja te ütlete mulle, et AI ei võta üle, et robotid ei võta maailma üle. Ära aja mulle jama, ära aja mulle jama. Aitäh, järgmine. Ma arvan, et see nüüd ei ole nii tragöödiline, aga mina ei usu mitte mingisse Instagrami feed'i. Absoluutselt ei usu. Mulle ei meeldi, kui inimesed seda välja toovad. Mulle meeldib vahel nagu vaadata oma feed'i ja kui seal on nagu ilusti asjad, siis ma olen küll mingi, see on päris pretty. Aga üldiselt mind ei koti see. Sellepärast, et kui sa korra vaatad inimese feed'i, sa lähed profiilile ja sa näed feed'i, siis sa oled mingi, okei, ilus feed on ju, follow on. Millal sa seda feed'i uuesti vaatad? Mitte kunagi. Mitte kunagi, sa vaatad ainult neid pilte, mis sulle endale sinna feed'ile ette tulevad ja siis sa mõtled, kas sa like'id seda või ei like'i. Ma olen olnud selline inimene, kes teeb oma Insta feed'i ja nüüd tagasi vaadates need on alati koledad olnud, need on täiesti ebavajalikud olnud. Ma tegin pildid alati palju koledamaks lihtsalt sellepärast, et nad sobituksid mu Instagrami feed'iga. Ja ausalt öeldes ajab mind närvi, kui inimesed räägivad nagu aastal 2025 Insta feed'ist. No kes sa arvad, et sa oled? Eriti kui me oleme täiesti nagu Insta tampide ajastul ja siis sa hakkad mulle feed'ist rääkima. Käibe! Reaalselt käibe! Pane sinna Instasse üles seda, mis sulle meeldib postitada. Teate, kelle Instagrami ma praegu siin kohe kiidame? Maria Rannavälja. Ta on olnud Eesti esisotsmeedik, Eesti esisisulooja, Eesti printsess sisuloomes, miks mitte kuninganna sisuloomes. Ja näete ta Insta-pilte või? Ta paneb tõesti random shit'i sinna Instasse ja see on nii tore, see on nii lahe. Oh my god, I love Maria Rannavälja Instagram nagu. Tegin selfie siit nurgast ülesse, tegin story pildi siit alt ülesse. Love it. Ja selline peakski meie maailmavaade olema, mitte mingit täiuslikku feed'i taga ajama. Järjekordne propaganda, millesse ma ei usu, on salatid ja ma ei ole nendesse mitte kunagi uskunud. Ma ei ole mitte kunagi mõistnud seda, et sa lähed kuskile välja sööma ja sa võtad endale salati. No hallo. Pluss eriti nagu salatite eesmärk on see, et ma olen tervislik ja ma söön salatit ja ma söön rohelist ja söön kapsast ja nii ongi. Need salatid, mis sa tellid, on kõrdi nagu mingi 100 milliliitrit kastet on seal peal, et see maitseks hästi. Jah, muideks, et salat maitseks hästi, sinna peab kastet peale panema. Võta siis parem see pasta hunnik juba. Võta siis juba see pitsa. Kas pokebowl läheb salati alla? Kui see läheb, seda propagandat ma usun. Seda pokebowli ma usun. Ja nagu kodus toidu kõrvale ikka ma teen salatit. Aga see, et salat ongi toidukord. Järgmine. Humana. Nendel päevadel, kui ei ole soodukapäevad. Täishinnaga humana päevad. Ei usu sellesse propagandasse ja see on propaganda. Miks ma lähen humanasse? Kaltsukasse. Ja ma pean maksma 19 eurot mingi särgi eest. Ma ei maksa 19 eurot särgi eest poes ka mitte. Ma tulen humanasse, et saada endale lahedaid asju. Taaskasutust toetada, aga mitte 19 euro eest. Küll aga propaganda, millesse ma väga usun, on humana. Kui seal on alates 5 euro päevad, siis ma võin seal käia ja käin ka. Ja oi, kus käin. Ja meeleldi ostan. Üldse nagu mingi kaltsukate uue kaubapäevad. Lõpetage ära. Te ei ole mingi high-end Chanel, Louis Vuitton pood, et te saaksite siukseid hindu endale sinna panna. Maksimum 5 eurot. Järgmine propaganda, millesse ma absoluutselt ei usu, on Bali. Ma ei lähe sinna Balile reisile. Ma kategooriliselt keeldun sellest, et keegi isegi nagu sutsaks mulle mõtte pähe, et Balile lähme. Ei lähe. See on instant no. Esiteks, kõik jäävad seal haigeks. Neil on kõigil mingid kõhuviirused, nad on kõik kuskil tilgutite all alati. Ma ei tea vist ühtegi inimest, kes oleks Balil käinud ja ei oleks haigeks jäänud. Ei soovi. Aitäh. Teiseks, üks Soome YouTuber. Võt see oli see, mis mulle nagu viimase piisa sinna Bali asjale alla pani. Ta ütles, et
tegelikult ei pea isegi kartma seda baalipellit. Noh, see on vaata see, mis nad kõik saavad, selle baalipelli on ju. Noh, ta ütles, et see, mida sa peaksid kartma baalil käies, on hoopis dengue palavik. Ma loen teile Terviseametist ette, mis asi see on. Dengue viiruse leviala laieneb pidevalt inimeste arvu suurenemise ning linnastumise tõttu. Viirusi edasi kandvad sääseliigid leiavad elukoha järjest enamates kohtades üle maailma ning selle tõttu on dengue palaviku levik muutunud rahvusvaheliseks terviseprobleemiks. WHO andmetel haigestub maailmas igal aastal dengue palaviku 50–100 miljonit inimest. Aastas sureb 20–25 000 inimest. Kliiniliselt väljendunud haigusele on iseloomulik äge algus kõrge palaviku, pea, liiges, lihas ja seljavaluga. Palavik püsib 6–7 ööpäeva. Algsümptomite järel ilmub üldine lihasvalu, iiveldus, oksendamine ja nõrkus. 3–5 ööpäeva möödudes tekib laigulis-sõlmeline või leedrite sarnane mitte sügelev lööve, mis algab rindkeralt ning levib näole ja jäsemetele. Haigus kestab umbes 10 päeva. Paranemisperiood on pikk ja vaegustega. Ja nüüd, mida see Soome YouTuber veel oma selles videos rääkis, oli see, et ta sai selle palaviku ja ta oli Soomes haiglas ja mitte nagu lihtsalt haiglas. See tüks on nagu see haigla, kus sa lähed nagu raskeloomuliste haigustega, lähed sa sinna tüksi ja sa oledki mingi fucking tilgutid all selle palavikuga ja sellele palavikule on vaktsiin. Aga teate, kuidas seda vaktsiini saab? Kui sa elad seal kohas, kus see dengue palavik toimub, kui sa lähed sinna üle 4 nädalaks või kui sa oled selle juba korral läbi elanud. Aga niimoodi, et lähen väiksele baalitripile on ja kuuks ajaks ei taha, oleme 3 nädalat. Sittagi sa ei saa, mingit vaktsiini sulle ei anta. Pluss mulle ei meeldi, et seal baalil on nii räpane, seal on nii palav, sa põled seal ära. See ei ole üldse koht, kuhu mind nagu tõmbab. Järgmine propaganda, millesse ma ei usu, on botox ja igasugused ilusüstid minu vanusena. Ma olen väga selle poolt, et inimesed teevad, mis tahavad ja tehkegi, mis tahavad. Ma võin ju röökida ja karjuda siin, et pistke labuubud endale ja baali lennukipiletid tühistage kindlasti ära. Ega see siis nüüd ei tähenda, et ma käin ringi ja ma chargin kõiki, kes seda teevad. Jumala eest, elage oma elu. Need on lihtsalt propagandad, millesse mina ei usu. Ja absoluutselt kindlasti mitte ei usu ma sellesse, et 20-ndates noored peaksid tegema ilusüste. Kui tahate, laske minna, tehke. Näete seda jutti siin, jah? Näete, on ju. Need jutid on mul mõlemal poolel ja need on tegelikult nagu päris palju häirivad mind vahepeal. Ja häirisid rohkem varem. Nad hästi nagu ma võin meigi siia peale panna, ma võin ära peikida selle, aga ta jääb ikkagi näha ja ta tuleb meigist ikkagi välja. Kuni ma sain aru, mis asi see on. See on smile line. See tuleb sellest, et ma naeratan nii palju. Näe, siin on see jutt, on ju. Nii kui ma naeratan, see süveneb. Ja siis te tahate ühiskonnana mulle öelda, et tuleb ära täita, et 25-sena sul on juba kortsud näos. Samamoodi on mul siin silmade juures, näete, nagu läheb hästi niimoodi korts, on ju. Ja inimestele meeldib neid ka ära peita ja nendesse ka botoxid panna. Ja mul on need suht sügavad ja tugevad ja mul ikkagi, noh, sa näed, kui ma naeratan, et mul on nagu kortsud siin. Aga ma olen 25 ja ma ei kavatse minna kuskile iluprotseduuridele, et oma naerujutid oma näost ära saada. Ma nüüd ei ütle seda, et ma mitte kunagi ei pane endale siia midagi sisse ja ei süsti, et need jutid ära kaoksid. Väga tõenäoliselt panen, aga mitte kui ma olen 25. Huuli ma tahaks süstida küll, ma lihtsalt kardan natuke, et nad vajuvad mul siia alla ja seda ma ei taha. Mul praegu vaevu on tekkinud jawline, hakka siis siia süstima midagi, mis vajub siia alla. Okei, mul on siin nagu mingid asjad veel, aga ma mõtlen, et ma ei viitsi neistist rääkida. Võtame ühe siit veel. High-end brändi tooted, sellesse propagandasse ma ka ei usu. Ma ei näe vajadust, et mul peaks olema mingi luksuslikud kotid. Ma ei ole isegi nagu nõus 19 eurot välja käima, kui ma Humanas käin. Miks ma siis oleksin nõus välja käima palju rohkem raha, et endale mingi ilus käekotik osta või mingi särgike. Kõik mu riided on katsukatest või kuskilt saadud. Merchi ma endale ostan, sest et ma lihtsalt olen fänn. Ma lihtsalt olen fangirl, you know. Brändi mingid kingakesed ja kontsakesed ja mina ei tea, mis veel brändidelt on nagu. No sa võid igast asju nendelt high-end brändidelt osta. Ma ei usu sellesse propagandasse üldse. Vahepeal inimesed nagu räägivad mulle ka, et mingid näed, ma sain selle koti sellelt brändilt ja sain selle odavamalt, see oli 400 eurot. Said sooduga käes, maksid 4 sotti. Nike, mingid tosse ma võin endale osta. No need ei ole nagu high-end brand. See on klassik, on ju. Gucci tosse te ei näe mind kandmas. Mul on küll mingeid Calvin Kleini asju ja, aga noh, need on ka tasuta või Humanast saadud. Kui ma peaksin nagu suunduma sinna suunas, et ma hakkan käima mingi Supreme logoga ringi, no siis pange unfollow. No tõsiselt pange unfollow, sest et siis ma ei ole enam see sama inimene, keda te siin jälgite. Ma olen muutunud kellekski teiseks. Andke mulle all kommentaarides teada, mis on mingid propagandad, millesse teie ei usu. Propagandad, mille ohvriks teie ei lange. Ja saame
saame sellel teemal natuke siis chattida, aga kui te tulete mulle sinna kommentaaridesse ütlema, et sa ei ole head matšat saanud või tegelikult salatid on nii head, siis mida ausalt öeldes absoluutselt ei huvita. Et kui siin minu propagandade listis oli midagi, millele sa oled tuliselt vastu ja sinu jaoks on see propaganda, millesse sa usud, siis viisakalt öeldes mul on täiesti ma kogu aeg ütlen nii lugetud sõna, siis viisakalt öeldes mul on täiesti ükskõik sellest. Mind huvitavad ainult propagandad, millesse sina ei usu. Anna nendest all kommentaaridest teada. Aitäh, et seda videot vaatasid. Aitäh, et te minuga aega veetsite. Ma näen teid juba varsti. Imelist suve teile! Suvi on alanud!